Tere, Jumala rahvas, keda ma enne ei ole näinud, enne teenistuse algust. Siin väikse vahetuse panen enda piibel, see on sedasi alla joonitud. Jumal on ustav, aitäh, aitäh. Ja ma tänan, et Jumal on ustav ka minu jaoks, kuigi süda plõksib sees, aga ta on ustav. Ma olen palunud, et ta just siin ees ka, et ta võtaks minu suu, minu mõistuse, minu südame ja jagaks seda. Ja jagaks seda, mis mu südamel on. Ja ma peaksin selgitama täna natukene enne, et nii kui ma uksest sisse tulin, Kalle küsis, et mis mu jutluse pealkiri on, siis ma ütlesin, et kuidas riietuda. Ja ma selgitan täna, et te mõistaksite, miks selline jutlus täna, sest see on vaja selgitust. Kui ma otsisin sõnumit koguduse jaoks, siis ühel hetkel, ma ei tea, kas ma lugesin või ma kuulasin või mis iganes oli, aga lugu 10 neitsist. Ja Jumala rahvas teab väga hästi, mis lugu see on. Ja ütlen ausalt, et see lõikas mu südamesse. Sa tead, mis on lõikamine. See lõikas. Ma olen ennegi seda lugenud, see on ennegi mind puudutanud, aga see lõikas. Ja ma olen õppinud Jumala häält kuulama, siis ma küsisin, mis see on, mis sa tahad kogudusele öelda, miks see nii teravalt mu sisse tuli. Ja ma pikalt ei saanud aru, aga ma teadsin, et Jumal on vägev kõnelema ja selgitama ja rääkima. Ja ma soovisin, et issand kõnele, räägi. Ma ei taha, et keegi meie kogudusest kuskil maha jääks, et ta ei oleks ette valmistatud. Ja siis, et mida üldse tähendab see valmis olla, miks see on vajalik koguduse jaoks just praegu. Ja sama küsimuse juurde juhatas mind ka siis Luuka evangeeliumis 12:35. Olgu teie niuded vöötatud ja lambid põlegu. Ja see vastas sellele otsingule, mis ma olin Jumala palge ees küsinud ja palunud. Mis see on, mida sa tahad kogudusele rääkida? See räägib valmisolekust, see räägib riietusest. Siis ma olin kahe vahel, et Matteuse evangeeliumis räägitakse siis sellest pulmadeks ettevalmistusest. Ja siis mina hakkan veel rääkima Efesusest, sõjavarustusest, et kuidas see kokku läheb. Ja samas see ei ole vastuolus, see tõesti läheb kokku. Sest Jumala rahvas peab olema riietatud. Ta peab olema riietatud nii, et ta on valmis sõjaks. Ja ta peab olema riietatud nii, et ta on valmis kohtuma oma peigmehega, oma kuningaga. Ja vaatame siis, mis siis mu südamesse pandi. Ja Jeesus, ma palun, et tõesti, see, mis ei too au sulle, ärgu see tulgu esile. Aga ma tänan, et sa oled ustav selle sõna taga. Ja kui on vaja, siis lõika meie südamesse. Kui on vaja, puuduta, eemalda, tugevda, julgusta. Jeesuse nimel. Amen. Niisiis vaatame ja ma kasutan nii nagu ikka, mulle meeldib ka slaide ja äkki sa paneksid just, ma ei jõudnud nupule vajutada. Ja nüüd vaatame siin, et Jumala sõna ütleb, et okei. Mul on endal siin praegu ühesõnaga Efesuse 6:10. Saage vägevaks issandas ja pange ülle siis, riietuge kogu Jumala sõjavarustusega. Ja vaadake, siin on nüüd, ma olen puldiga pannud, et saage vägevaks. Et väikene ekskurss, jälle, et me mõistaksime, siis on vaimne sõnum.
see on natukene teistsugune, seda on vaja nagu vaimselt ära mõista ja tajuda, mida see riietumine tähendab. Sellepärast ka kreekakeelne sõna siin saage vägevaks tähendab endua, mis tähendab liitsõna kahest sõnast. Kui te nüüd suudate natukene tähelepanelikult tähele panna, siis see sõna en, mis seal on, ma ei pannud teile kõike siia slaidi peale. Seepärast ma palun lihtsalt püüdke kuulata ja tähele panna. Siis see tähendab sisse, kõik räägin praegu saage vägevaks. See tähendab sisse panna, see tähendab nagu anumasse midagi pannakse. Ja teine sõna, see endua, tuo, on siis tuletatud kreekakeelsest sõnast dunamis, mis on meie mõistes dünamiit. Ja see tähendab siis väge, jõudu. Ja kui kreeklased ja roomlased rääkisid seda sõna dunamis, siis nad mõistsid, et see on vägi, nad rääkisid loodusjõududest. Et kui oli maavärin, siis oli dunamis, dünamiit, seal on vägi. Kui on tornaadol, meil on jõud majad üles tõsta vundamentide pealt, et see on see dunamis. Ja ta ütleb, et saage vägevaks. Selle mõistes ja kõik see sisaldab nüüd seda mõtet, et kui roomlased kirjeldasid oma territooriumil võitlusi ja võimsuse kirjeldamiseks, siis nad kasutasid samuti dunamis, mis tähendab, et meil on antud territoorium, kus me võime seista ja kus me võime liikuda ja vallutada ka neid territooriume, mida me arvasime, et me ei ole võimelised, mis on liiga rasked. Kõik see sõna dünamis sisaldub nüüd selles sõnas. Samuti Apostlite 1:8 kirjeldab, ma loen, ma valan välja oma vaimu, ka see sisaldab seda dünamis, väge. Ta valab välja, pange tähele, ta valab välja, kuhu ta valab, sõna valab, ta valab välja anumasse. Ja me oleme need anumad, et vastu võtta. Ja siis ta ütleb veel Luuka 24:49, vaata, ma läkitan oma isa tõotuse ja teid riietatakse väega kõrgest. Kõik see mõte nüüd siia sisse. Seega ei kutsuta meid ka ründama, vaid meid kutsutakse riietuma. Jumal annab väe, mina riietun tema antud varustusega ja seejärel suudan ma seista vaenlase kavalate rünnakute vastu. Nii et Jumal, jätame meelde, Jumal on andnud selle varustuse, Jumal on andnud selle riietuse. Ja see pärineb inimestelt, mitte siis, pärineb Jumalalt, mitte siis inimestelt. Ja kui Paulus ütleb, et pange, riietuge, siis see tähendab teadlikku riietamist. Ja meil on nüüd see meie otsus, kas me tahame riietuda või mitte. See on meie otsus. Jumal on pannud valmis. Sellepärast, kas ma riietun või mitte. Kui Rooma sõdur läheb lahingusse ja ta paneb pähe päästekiivri, paneb lihtsalt kiivri pähe ja läheb sõtta, siis ta läheb poolikult. Ja Jumal ei taha, et meie läheksime poolikult, et me oma elu annaksime poolikult, vaid et kogu meie elu oleks kaetud Kristusega, kogu tema varustusega. Ja Kristuse riietumine tähendab tegelikult tema iseloomuga riietumine, tõde, õiglus ja kõik. Kuid riietumine ei ole siis ainult väline, vaid see on sisemine. Ja nüüd ma tulen sinuga 10 neitsi loosse. Kõigil nendel oli kutse, kõigil oli ootus, kõigil oli lamp. Väliselt olid nad kõik ühesugused, kuid ainult 5 olid valmis. Palun, et me mõistaksime, see on üks väga oluline tõde. Religioossus ei tähenda valmisolekut. Usklik olemine ei tähenda alati valmisolekut. Me võime aastaid käia koguduses. Me võime laulda, me võime ülistada. Me võime tunda ka piiblit. Aga Jumal küsib, mis on sinu südames? Kas su süda on valmis? Kujutage ette nüüd ühte kuningat, kes kutsub meid pulma. Ta annab meile kutse, me võtame selle kutse vastu, paneme selle taskusse
ja siis, kui me läheme pulma ja me oleme seal oma tööriietega, sest meil ei olnud aega riideid vahetada. Ta oli kutsutud, oli. Tal oli kutse, jah. Kas ta oli valmis? Ei. Täpselt nii oli 10 neitsiga. Kõik olid kutsutud. Kõik ootasid peigmeest, kuid ainult 5 olid tegelikult valmis. Tahan veel siin rõhutada seda, et see ei tähenda, et pool kogudusest on nüüd valmis ja pool ei ole, vaid see on kui kategooria. Igaks juhuks ütlen selle ära. Te ei satuks suurde masendusse. See ei tähenda sellist asja. Aga see midagi ikkagi tõeliselt tähendab, et Jumala vaim niivõrd vajutas selle mu südamele, et sellest kõneleda. Ja Jeesus räägib Matteuse 22. peatükis inimesest, kes tuli pulmapeole ilma pulmarõivata. Ja ta ütleb, taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid. Öelge kutsutuile, vaata, mu söömaaeg on valmis, kõik on valmis, tulge pulma. Aga nad ei hoolinud sellest. Nad läksid ära, nad läksid oma teed. Ja siis ta läkitas veel teisi sulaseid ja ütles, minge kutsuge keda iganes, halbu ja häid, kõik on valmis, tulge. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivas seljas. Ja ta ütles, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata? Kas tal oli kutse? Oli. Ta oli kohal? Oli. Aga tal oli vale riietus. Piibel räägib 10 neitsist, rumalatest ja tarkadest. Rumal kreeka keeles tähendab morai, andke andeks jälle, aga see kreeka keeles see nagu aitab mõista seda sügavust. See ei tähenda mõistuse poolest vaimset kuidagi, IQ poolest, et on kuidagi nõdra arusaamaga, vaid see tähendab seda, et nad teadsid, mida nad peavad tegema, aga nad ei teinud. On neid, kes armastavad olla pulmaseltskonnas, aga nad ei taha sügavuti, nad ei taha tõeliselt tunda oma peigmeest. On neid, kes eiravad, kes on hoolimatud Kristuse suhtes. Ma teen seda, mis mulle meeldib. Aga kujutame veel ette seda, et kui kuningas või ükskõik, muuseas antiikajal ei olnud võimalik, et igaüks sai endale üldse pulmariiet selliselt muretseda. Ja kujutagem nüüd ette, et kui su külavanem või sinu kuningas selles riigis, kus sa elad, sul ei ole millega riietada, aga ta kutsub sind pulma. Ja ta annab sulle, no ütleme meie keeles, ta annab sulle 2000 eurot, valmistu pulmadeks, pane omale selga, ülikond või pulmakleit, valmistu. Ja sa võtad selle raha vastu ja siis sa kasutad seda mingiks teiseks otstarbeks. Tahan sulle öelda, et see, mida Jeesus ütles, vanasti juudi rahva pulmakommetes, et pruuti endale saada, pidi ta maksma mingisuguse luna, raha või loomade näol. See oli luna hind. Jeesus ostis meid oma verega, oma eluga. Ja ma palun, me võiksime taas tegelikult mõelda sügavalt, kuidas ja millega me riietume. Aga riietu Kristusega, et sa suudaksid seista ja olla kindel. Ja nüüd ma tahaksin koos teiega vaadata slaidi, mis läheb edasi sealt Efesuse kirjast. Et pange ülle selga kogu Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista, taas sinna see kreekakeelne sõna, kuradi salanõude vastu.
ma tahan, et me võiksime väga selgelt ja sügavalt ära tajuda, mida Jumalal on plaanis tegelikult oma koguduse jaoks. Selles Efesuse kirjas, kui sa üldse oled huvitatud, aga kui sa ei ole huvitatud, siis praegu on see hetk saada osa sellest. Sinna on pandud mitmesse kohta, seiske, püsige paigal, erinevate grammatiliste vormidega, aga see sõna seisk on väga oluline, sest see kirjeldab seda, millised me oleme selles vaimses maailmas siis, kui me käime kogu sõjavarustuses. See asetab meid võidupositsioonile ja Jumal tahab, et me oleksime seal. Jumal on ergutanud üles seda välja rääkima, et Jumala tahe on see, et kogudus, tema pruut, oleks seal, kuhu Jeesus oma lunahinnaga, oma verehinnaga on ostnud. Ja see ei ole lihtsalt ütlemine, vaid see on aktiivne käsk, korraldus, seiske, võtke kindel positsioon, ärge taganege, võtke oma koht sisse. See ei tähenda, et mine ja valluta, vaid ütleb, et seisa. Sina ei võida vaenlast, aga sa seisad sellel võidupositsioonil. Ja see on see, et sa oled valmis, nagu sõdurgi ei ole valmis taganema, et sa seisad nii kindlalt, et sa ei ole valmis grammigi või sentimeetrit taganema. Miks see on nii oluline? Sellepärast, et Jumal on andnud meile igaühele oma elu ülesande, oma kutsumuse, oma territooriumi, mille üle ta on kutsunud meid valitsema, meil kindlalt seisma, järgnema sellele kutsele. Ma tahaks teile öelda oma võitluse, mõtlesin küll, et ma ei hakka paljastama kõike seda. Oma kodugrupis ma paljastasin seda. Mõtlesin, et Jumal, kui ma valmistasin selleks jutluseks, nüüd te näete, mis mu sees on. Jumal, ma ei ole suuteline seda edasi andma. Ma ei oska, miks ma peaksin üldse jutlustama. Ja siis kehtis täpselt seesama minu jaoks. Ma teadsin, et Jumal oli mind kõnetanud. Ja ma tean, et nüüd tuleb mul seista sellel positsioonil, mis ta on mulle öelnud. Seista ja kätte saada see. Ja ma seisin ja ma sain kätte. Ma sain kätte selle, mida ma nüüd teile jagan. Ja igatsen veel kord ütlen, et see võiks tõeliselt puudutada meie vaimset sfääri nii, et me tõuseksime sinna, kuhu Kristus tahab, et me tõuseme. Nii, ühesõnaga, oleme võitlusväljal. Meie lahinguväli on see, meie kutsumus, meie elu ülesanne, meie võib-olla üks probleem sinu elus, võib-olla mingi haiguse kolle, mis on, mingi töö ülesanne, aga kui Jumal on sulle midagi andnud, et sa seisaksid sellel ja vaenlane on see, kes püüab nüüd sind maha tõmmata. See ongi nüüd see lahinguväli, et sina seisaksid, sest lahinguväli toimub selles mõistuses, see on kui maadlus, see on pidev maadlus meil, maadlusmats vaenlasega. Aga sest kurat tahab, et sina ei püsiks, et sa ei usuks seda, mida Kristus on teinud, kui pettekujutustega, kõigi oma mõtetega, nii nagu minul ütles, sa ei oska mitte midagi. Anna alla. Aga Jumal kutsub kogu kogudust seisma sellel positsioonil. Sa pead otsustama nüüd, et sa ei loovuta sentimeetritki. See on raske, on raske. See nõuab tõeliselt suurt pingutust. Aga Paulus kirjeldab siin veel edasi, et me püsiksime, seesama seismine, et me püsiksime nende, ma lähen korra tagasi, vaatan, kas siin oli, kuradi salanõude vastu. Meil oleks nii kindel seismine ja teadmine, et me püsiksime. Ärge arvake, et meid ei rünnata, pidevalt rünnatakse. Ja sellepärast ka see tähelepanek. Püsige, seiske. Ja mida see püsige tähendab? See tähendab, et vaadake, Rooma sõdur pani jalga omale sellised sandaalid, mille all olid metallnaelad. See on 1. sajandi sandaalidega Rooma sõduri selline näidis. Miks? Sellepärast, et ta seisaks, et ta püsiks, et ta ei libiseks.
kui nad omavahel proovisid seal kaks armeed suruda, siis võitis see, kes seisis paigal. Teate, vaenlane ei taha meid ega löö meid alati maha. Aga ta paneb meid libisema. Et me libastuksime, et me teeksime kompromissi. Üks vale või üks selline solvumine, mida sa ei ole suutnud andestada, või üks patt. Aga me võime kõik need vaenlase süüdistused tallata tegelikult siia jalga alla, ma pärast räägin veel edasi. Ja öelda, et kurat, sinu mõtted ei ole teretulnud minu mõtetesse. Ma arvasin jälle, et ma ei ütle, aga ma ütlen praegu, sest ma tunnen, et see on hea, et te lihtsalt näete ka selles võitluses, kus meie oma lähedaste ja oma perega oleme. Et ma ei lase oma mõtteid rünnata vaenlase sosinatega, sest meil on võitlus täna meie kalli 11-aastase lapse pärast, keda kurat on saanud rünnata. Me võitleme selle tervise pärast ja me seisame. Ja sa ehitad distsipliini oma ellu. See tähendab, et ma jälle ja jälle, kui ta tuleb, vaenlane oma mõtetega, sosinaga, mingite olukorraga, sa ehitad distsipliini, et sa seisad vastu ja teed seda piisavalt kaua. Kuni näiteks sa ei reageeri enam vaenlase ahvatlustele, sa ei reageeri tema pettekujutelmadele, sa ei reageeri tema ahvatlustele. Nii kaua, see on see püsimine. Sa jätkad kuradi hülgamist ja jätkad Jumala jälgimist ja järgimist. Niisiis, Paulus ütleb meile, et pange jalga need rahu evangeeliumi kingad, et me püsiksime. Ütleme, et sa oled palvetanud ja sa ei ole saanud seda, mis sa oled tahtnud. Sa oled uskunud ja sa ei ole näinud seda veel. Sa ei ole kätte saanud. Näiteks nagu meie olukorras veel, lapselapse olukorras. Kas see tähendab nüüd, et ma seisan ja vaatan ja ootan, mis sünnib? Ei. See tähendab, et sa oled palvetanud, sa oled uskunud, sa oled kuuletunud ja sa oled pannud selga Jumala sõjavarustuse. Ja nüüd püsi. Ära lase nüüd kõigutada. Kuidas Rooma sõdur seisab, kuidas ta teab, et ta seisab, sest ta on kindel selles varustuses. See varustus on väga oluline. Isegi, et me püsiksime tugeva surve all. Nii nagu meil on toodud näide, et kalju püsib suure tormi keskel. Või kui puu on, me näeme neid tornaadosi ja kuuleme nendest, need palmipuud ja kõik, nad painduvad nagu maha, kui torm tuleb, aga ta tõuseb, ta seisab. Meil on vaja seista. Jumala rahval on vaja seista koos ja üksikuna. Nii et kohe ma vaatan, kas mul on siit, ja selle pann korra tagasi, et mida siis see seismine tähendab? See ei tähenda ainult püsti seismist, vaid piibliteadlased, kreeka keele tundjad, ja nad kõik on nüüd ühel meelel ja selle sõjalise tausta tundjad ütlevad, et see seiske tähendab kindlalt oma positsioonil püsimist, aktiivset vastupanu kurjusele ja keeldumist, taganemist usust ja Kristuse saadud võidust. Kogudus, meid on kutsutud nurjama vaenlase plaane, kutsutud jalga panema need sandaalid. Aga ta ütleb, et võta kilp. Kui me tahame, et me oma usus jääksime aktiivseks, on vaja võtta kilp. Ja see kilp on selline, et see on nüüd koopia sellest, aga Rooma sõduri kilp oli selline, et oli koosnes 8 nahast ja need nahad immutati läbi. Nad
pandi sealt külgedelt kinni metalliga. Nad immutati veega läbi selleks, et vaenlase tulised nooled ei saaks põletada. Ma ei süvene praegu ega räägi kõike sügavaid detaile, sest see ei ole praegu kõige olulisem eesmärk, aga väikesed tähelepanekud. Ja mida veel Rooma sõdur tegi? Ta tegi seda, et see nahk ei kuivaks ära. Seda oli vaja pidevalt õlitada, sest muidu ta muutub hapraks. Ja ta võis süttida, kui vaenlase tule, hea küll. Need tulenooled, mis siis olid tol ajal, olid sellised, et mõnedes nooltes oli mingi dünamiit, mingi vedelik, mis tol ajal tehti. Need olid seest õõnsad nooled ja neist ei saanud aru, milles on see süütevedelik seal sees ja milles ei olnud. Ja kui nad tabasid, ja selles oli see süütevedelik sees ja kui see kilp ei olnud immutatud veega või õlitatud, siis lihtsalt see plahvatas seal ja pani põlema. Et te mõistaksite, mida ma tahan öelda. Ja sellepärast Rooma sõdur õlitas seda igapäevaselt. See oli väga vajalik ja nii on vaja meidki. Et alguses ma ütlesin, et mida see endua tähendas, saage vägevad Kristuses, et te oleksite riietatud kõige varustusega, et me oleme need anumad. Me oleme need anumad, kuhu Jumal on loonud, et see õli, tema vägi oleks meis. Ja et see anum oleks pidevalt täidetud, et see oleks see pidev võidmine. Ja mis oli 10 neitsi loos see erinevus, et 5 olid valmis ja 5 ei olnud, siis ma ütlen, et see oligi selles võidmises, selles õli varumises, õlivarustus. Teate, tol ajal ei olnud otse sellist tahti, nagu meil tänapäeval on, et süütad küünla põlema ja muudkui põleb. Seal oli selline riie, mis pandi sinna õli anumasse sisse, topiti sinna sisse, et oli läbi immutatud õliga. Ja siis ta süüdati põlema, siis ta põles. Aga kui meie neitsid ootasid, siis mingil hetkel ta kuivas ära. Ja nüüd päästis see, et nad saaksid edasi liikuda, kelle oli kaasas see varuõli. Kui oluline on see Jumala vaimu õli, et me oleksime täidetud selle õliga ja muuseas, seda ei saa laenata. See on kogemus. Meil kõigil on telefon. Me kõik oleme kogenud seda, et meil aku saab tühjaks. Telefon ise on korras, rakendused kõik on korras, aga pilti ei ole, energiat ei ole. Ja täpselt nii võib olla ka Kristuse elus. Sul on kogudus, sul on piibel, sul on teenistus, aga puudub Jumala püha vaimuga osadus. Ja tead, see sisemine valgus hakkab tuhmuma. Kujutage ette 2 Rooma sõdurit, mõlemad ühesugused, sama varustus. Üks hoolib pidevalt, vaatab, et mõõk oleks teritatud, jalanõud oleksid korras, kilp oleks võitud. Teine mõtleb, et mul on aega, täna ma seda ei korralda ja tuleb sõda. Muuseas, sõjad tulevad meie ellu ka äkki. Me ei oska seda ette näha. Ja siis selles olukorras näitab, kus on vahe, mis on vahe. Üks on segaduses, teine teab, mis ta teeb. Ühel on rahu. Ja Jumal on öelnud meile Rooma 16:20, et ma tahan seda lugeda. Rooma 16. Jaksate veel kuulata natuke? Okay. Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla. Teate, see mind väga puudutas. Teate, mida see purustab tähendab? See tähendabki kreeka keeles jälle seda sõna. Ma tõesti uurisin seda teemat. Tahtsin ise targemaks saada ja see elustas mind väga, see puudutas mind väga. See andis mulle kätte tõelised relvad. See õlitas. See purustamine tähendab ka nagu kundid tehakse puruks või nagu viinamarjad sõdutakse.
ja Jumal tahab, rahu Jumal oma rahus, et see vaenlane on purustatud, ta julgustab meid, et ta on purustatud ja tuleb see hetk, seisa, püsi, see hetk, kus ta on purustatud sinu jalge all. Ma mõtlen, mis ma räägin ja kus ma edasi hüppan, sest aeg läheb. Ja kui sa tunned nüüd seda, et ma ei tea, kas mul on seda õli, millega õlitada ja nii nagu Taavetki ütles 92 lauludes 11, ma olen värske õliga õlitatud, siis tea seda hetke ja miks ma ka siin ees ka just palutasin, võia mind oma õliga, võta see suu. Jumal kuuleb. See on talle meelepärane, need on meelepärased palved, et olla õlitatud, et su kilp oleks õlitatud, et sa seisaksid. Ja muuseas, ei piisa siiski ainult sellest, et kui su kilp on õlitatud, vaid sul on vaja see tõsta üles. Kui Paulus räägib Efesuse kogudusele, ütleb, võtke kätte usukilp, siis see tähendab, et kogudus oli kasutanud seda, aga mingil hetkel ta kuskil jääb alla. Kas võitlus muutub liiga raskeks ja me ei tõsta seda üles, siis jälle kreeka keeles see sama sõna, mis on uks, kasutatakse kilbi kohta. Ja kui sa arvad võib-olla, et mul ei ole sellist usku, mul ei ole sellist võimsust nagu sinul, siis seesama mõte selle juures on see, et jälle Rooma kiri ütleb, et igal ühel on antud oma usu mõõt. Ja see tähendab seda, kui sina oled uuesti sündinud, siis sul on antud see usu mõõt. Ära ütle, et see ei ole õige, et sul on rohkem usku kui kellelgi teisel. Sinul on just antud see usumõõt. Rooma sõduritel olid ka erinevad kilbid, erinevad suuruses, just täpselt sinu jaoks. Ja sinu jaoks on antud see, sinul on sinu usk, usaldada Jumalat, et ta kaitseb ja ta hoiab sind. Niisiis, usu kilbi suurus rõhutab tegelikult siis seda võimet kaitsta vaenlase rünnakute eest. Kujuta ette, milline on sinu usukilp. Jumal on sulle selle andnud, et täiesti kaitsta sind ja hoida sind. Halleluuja. Vägev. Aga läheme edasi, lippame edasi siis. Kilbid ei ole antud siis ainult selleks, et nad meid kaitseksid, vaid et me võiksime jätkuvalt ka edasi liikuda. Ja minu arvates on see pilt kõnekam kui lihtsalt sõnad. Ma ütleksin, et see on kogudus. Liikuda edasi, seista üksteise kõrval. Kui sinu usk on nõrk, siis teine on sinu kõrval, seisab ja võitleb koos sinuga. Need kilbid olid konstrueeritud niimoodi, et need sai ka täiesti ühendada. Mis see tähendab? Ma igatsen, et kogudus julgeks üksteist toetada ka ühispalvetes, võtta need palved, kanda need Jumala trooni ette ja seista. Vaadake, milline armee on Jumala kogudus, milline armee on Jumala südamel. Ja see ongi see kutse, tõusta sinna, kasutada, võtta, kui see on ära langenud, tõsta taas üles see on sulle antud, et liikuda edasi, et seista. Ja vaadake, mis veel. Tagumised tõstavad pea kohale teistele. Nooled tulevad ülalt, igalt poolt, aga ta kaitseb. Ja see on kaitse. Kaitseme üksteist. Ärme arvustame.
ärme mõtle seda, et ka keegi teine on parem või mis või et sina ei võitle, siis tea seda, et see võitlev sõdur Aleksander Suur austas oma sõdureid, igat ühte, kes oli selles sõjatandril, austas neid sellega, pani käe nende ümber ja ütles, et sa oled austatud, ma olen koos sinuga, ma olen seesama sõdur, kaasvõitleja koos sinuga. ma olen täna koos sinuga, seesama võitleja. me läheme koos edasi, kui sa tahad. aga ma tahan olla sinu kõrval ja palvetada, et kogudus oleks sellel positsioonil, kus ta peab olema. mina ise ka. Ja nüüd Efesuse kirjas Paulus ütleb, viimased sõnad võtab, et selle sõjavarustuse kokku sellega, et palvetage igal ajal, palvetage vaimus, palvetage püsivalt, palvetage kirglikult. Palve on see, mis nagu võiab ja õlitab kõiki neid sõjariistu, et nad toimivad ühtlaselt. Kasu ei ole, kui üks toimib, kui päästekiiver on peas ja teisi ei ole. Ja vahel on vaja meil palvetada nii, et on vaja neid nooli, neid palvemõõku saada, kui sa palvetad ja ei toimi ja see on vaja uuesti ja uuesti palvetada. Ja mulle väga meeldis, kui Efesuse kirjas Paulus kirjutab kogudusele taas 3:12, et kelle sees usu läbi temasse, ja nüüd pane tähele, on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. Julgus, see sõna julgus tähendab seda vankumatust. Mul on julgus seista Jumala trooni ees ja tõeliselt paluda. Ja kui Jumal selles kreekakeelse sõnas neid ütleb, et palvetage selle sõnaga, siis see tähendab, need on need hetked, need on need võimalused, kus sa peaksid seisma julgelt Jumala trooni ees ja palvetama. Nii nagu Jakob palvetas 1. Moosese 32 peatükis räägitakse, kui ta isegi maadleb, kui ta võitleb oma Jumalaga ja ta ütleb niimoodi, et ma ei lase sul enne minna, kui sa mind õnnistad. Ma hoian sinust kinni. Ma vajan, et sa vastaksid sellele palvele. Ma vajan, et sa võiaksid ja paneksid selle õli, et see oleks värske õli, et mul oleks jõudu seista. Ma vajan seda, et sa vastad sellele palvele. Ma vajan selle nägemist. Ma ei lase lahti, enne kui ma saan vastuse. See on see, mida Paulus Efesuse kogudusele kirjutas. Ja palve on siis see regulaarne, mitte hetkeline. Ja see hoiab meid elavana. Lõpetuseks. Kuidas siis riietuda? Kristlasena valmistume me ühel hetkel 2 sündmuseks, pulmaks ja sõjaks. Ja see ei ole vastuoluline. Need käivad koos. Ja nüüd väike viimane kokkuvõte. Milline on siis riietumisjuhend? Ela ausalt. Ela pühas elus. Seisa kindlalt. Usalda Jumalat enne, kui nooled lendavad. Hoia oma mõtted Kristuses. Tunne ja kasuta Jumala sõna. Lõpetuseks. Ma tahan küsida sinult päris siiralt. Vasta iseendale paarile küsimusele. Ma olen küsinud ka endalt. Kas oled riietatud? Küsime sügavalt Jumala käest. Kas minu lamp põleb? Kas minu anum on õli täis? Kas ma olen varustatud kogu Jumala sõjavarustusega? Kas ma olen valmis kohtuma oma kuningaga, oma peigmehega?
palvetame. Jeesus, ma usun, et me kõik igatseme kohtuda sinuga kord palgest palgesse. Ja ma palun, aita meil kõigil riietuda nii, et me oleksime valmis seisma kindlalt sinu tõotustel ja nägema neid võite, mis sa oma koguduse kätte oled andnud. Issand, tugevda meie usku ja täida meid. Niipea kui me palume, täida meid, meie anu oma õliga, oma värske õliga, et me oleks jõudu astuda järgmisse päeva, järgmisse olukorda. Siis ma tänan, et sa oled kuulnud seda palvet täna. Ja me toome au ja kiituse sulle ja tunnistame, et sa oled meie issand, meie päästja, meie lunastaja, meie peimes. Amen. Tänan, Karin, väga hea